näitan teile midagi, võtke lahti. See oli täielik üllatussõnum, seda ma rääkisin ühes võõras koguduses ja see oli selle koguduse jaoks oli ka väga tugev hoiatussõnum, mis lihtsalt tuli lambist. Ja nad said täitsa sellest aru, see oli 5. Mooses, kui leian. 5. Mooses ja 21. Ja vaatame, mis eesti keeles on. Leiate 5. Mooses 21. Ma olen kindel, et see on teie jaoks täielik jaburus ja te pole nagu mina mitte kunagi mõelnud, et sellel peatükil meiega üldse mingit pistmist on. Huvitav, et piibel ütleb, et kogu pühakiri ja ta mõtleb Vana Testamenti, eks ole. Kogu pühakiri on meile selline nagu õpetussõna või õpetuseks, kasvatuseks, juhatuseks. Ja siis on selline asi nagu 5. Moosese 21 ja salmist 10. Nii. Ja nüüd lugege see läbi nüüd 10–14. Kui sa lähed sõtta oma vaenlaste vastu ja issand su Jumal annab nad sinu kätte ja sa võtad neist vange ja näed vangide hulgas ühte ilusa välimusega naist, armud temasse ja tahad teda võtta enesele naiseks, siis vii ta oma kotta. Ta ajagu oma pea paljaks ja lõigaku sõrmeküüned. Ta võtku vangirüü seljast ja jäägu su kotta. Ta nutku oma isa ja ema 1 kuu päevad ja pärast seda võid sa minna tema juurde teda naida ja ta saagu su naiseks. Aga kui ta sulle enam ei meeldi, siis lase ta minna, kuhu ta tahab. Aga sa ei tohi teda raha eest müüa ega orjastada, sest sa oled teda häbistanud. Noh, kogudus. Mis sa selle peatükiga peale hakkad ja see on sulle õpetuseks, noomituseks, juhatuseks, prohvetlikuks selliseks metafooriliseks, allegooriliseks mõistukõneks. Ja vaata, piibel on täis selliseid asju. Ja me loeme seda ju niimoodi, et no see on täielik mõttetus. Miks see üldse piiblis on ju? Ja teate, seal see oli pühapäevane teenistus, kui Jumal mulle selle sõnumi andis selle koguduse jaoks. Kujutage ette, ma pidin sellest jutlustama. Ja mis mind siis, ma räägin siis mõne sõnaga, mida Jumal mulle siit näitas. Kristus ju näitas oma jüngritele peale ülestõusmist kõike pühakirjas, mis kõik räägib temast. On ju. Pühakiri on täis, tema ise on sõna ja kõik räägib temast, kui sa võtad nüüd selle aluseks. Ja siis võta teiseks aluseks see, et väga tihti on naine piiblis on koguduse sümbol. Ütleme siis kristlaste ja koguduse sümbol, Kristuse pruudi sümbol, mis iganes. Ja võta nüüd sellest aspektist. Kui sa lähed, inglise keeles ma loen siis niimoodi, et kui sa lähed välja lahingusse oma vaenlase vastu või vaenlaste vastu ja isand sinu Jumal annab nad sinu kätte ja sa viid nad ära vangidena. Ja seal mul tuli meelde see, kus Jeesuse kohta ütleb, et ta võttis vangistuse vangi või? Võttis vangid vangi. Mingi selline kirja koht on, eks ole. Viis vangipõlve vangi. No kuidas sa seda mõistad, et Jeesus viis vangipõlve vangi? Heebrea kirjas kuskil või? Ma ei mäleta, kus on, kas ma olen seal üles kirjutanud siin. Ehvesose 4:8. Midagi ütleb, et nii, kuidas, me lihtsalt ei mõtle selle peale, mis siin on, aga siin mul tuli see meelde, et kui Jumal, sa lähed sõtta oma vaenlaste vastu ja Jumal annab nad sinu kätte ja sa viid nad vangidena ära. Ja ma sain sellisest asjast aru. Me oleme Kristuse vangid ju, me oleme Kristuse sõjasaak. Kas ei ole tõsi? Jeesus Kristus tuli sõdima oma vaenlase vastu.
Ta kuulutas sõja kuradi riigile, ta tuli ju kuradi vastu. Meie olime kuradi riigis, me olime tema kodakondsed, on ju? On ju, Tiina? Me olime täieõiguslikud kuradi riigi kodanikud. Jeesus Kristus tuli sõdima ja mida ta tegi, aga meie olime ka ju pimeduse vangid, me olime kuradi riigis samamoodi ju vangid, me olime oma himude vangid, ütleb piibel, on ju, me olime patuorjad, eks? Nii, me olime vangid. Mida Jeesus tuli? Ta tuli ja ta võttis meid sõjasaagiks ja viis meid, kes me olime vangid, viis meid sõjavangidena endaga kaasa. On nii? Vedas see, et kui ta tõi meid sõjavange, ta ütleme, võitis need teemonid ära, kes meie ümber olid ja meie peres. Eks? Pidas lahinguid ja vabastas sind. Sa ei saanud tegelikult ise ka aru, mis sinuga juhtus, aga ühel hetkel midagi oli juhtunud, kõik oli teistmoodi. Jeesus Kristus oli võidelnud sinu eest ja võtnud sind kuradi käest ära ja nüüd oled sina tema sõjavang. Ja ta viis sind ära. Aga mis oli vapustav, oli see, et kui ta viis sind ära ja tõi sind oma kuningriiki sõjavangina, siis sa avastasid, kui võimas oli see kuningriik, kuhu ta sind vangina tõi, sõjavangina, on ju? Tuleb tuttav ette. On nii raske teiega suhelda, kui te siin olete sellised kergelt kuskil, ma ei tea kus. Aga saad sa aru, et meie olime vangid ja Jeesus tuli ja viis meid sõjavangidena kaasa, eks? Ja tõi meid sõjavangidena oma riiki. Ja nüüd vaata, mis ütleb 11 salm. Ja kui sa näed vangide hulgas ilusat naist ja kui sa igatsed tema järele või sa soovid teda ja tahaksid ta võtta endale naiseks. Ja siin hakkab tulema see Kristuse pruudi aspekt sisse. Ja nüüd on nii, et siin on nüüd üks sõjavang. See on meie igaühe isiklik armastuse lugu Jeesusega. Nii. Jeesus nägi meid ja ta tahaks võtta meid naiseks nagu kogudusena, selle puhta ja plekita laiguta pruudina ta tahaks endale võtta naiseks. Nii. Ja siis ta ütleb nii, et siis sa kõigepealt tood selle sõjavangi, then you shall bring her home to your house. Sa tood selle, kelle sa oled sõjavangina kaasa toonud, sa tood ta oma majapidamisse, oma koju, oma kotta. Vaata, on ju, kui inimene saab päästetud, Jeesus toob ta oma koju, oma kotta. Inimene ei saa veel mitte millestki aru. Aga ta saab aru, et teda lihtsalt tõsteti ühest riigist teise ja tegelikult läks tal nagu väga hästi vedas, sest et tuleb välja, et see on palju kihvtim riik, kuhu ta tuli, eks nii. Nii, ja nüüd ütleb siin, ja siin on nüüd need 10–14, see on nagu ettekirjutus Jeesusele või Kristusele, see õpetus, et mida sa teed. Jeesus, kui sa lähed nüüd sõtta oma vaenlaste vastu, ja Isa Jumal annab nad sinu kätte ja sa tood need inimesed sõjavangidena ära. Ja kui sa nüüd näed seal seda ilusat naist, kellest võiks saada sinu naine, sa tahad teda naiseks, siis kõigepealt tooda oma kotta, et ta õpiks sind tundma. Aga vaata, abielu ei ole kohe. Jeesus kõigepealt toob su ära oma kotta ja siis sa hakkad teda tundma õppima, kas ta sulle üldse sobib. Kas sa tahad üldse jääda, kas sa tahad üldse tema naiseks saada, kas sulle sobib tema naine üldse olla. Kõigepealt Jeesus toob ta oma kotta ja nüüd ütleb, siin Isa ütleb Jeesusele ja nüüd see naine, kelle sa tood oma kotta, ta ajaga oma juuksed maha ja lõigaku ära oma küüned. Ja siin ma rääkisin nagu selles Aafrika kultuuris ja paljudes kultuurides on see, et on need tihtipeale on juuksed seotud võrgutusega, okultsega, need suured parukad ja mida kantakse ja kõik on tihtipeale on teemonid, ütlevad, et nad elavad nendes. Vaata, kui naised on täiesti
kuidas on nagu see obsess nagu täiesti, see on nagu kultuslik jumala teenimine või nad kummardavad seda, ütleme, tema see juuksed on ta ebajumal, ta soeng on ta ebajumal. Kõik see juuste ehtimine, kõik see on nii, et see on tal täielik ebajumal, mida ta kummardab, on ju. Ja mis on need kallid kõik igasugused, mis tänapäeval nende juustega tehakse ja kõik see on nendes vabastusvideotes on näha, et teemonid vahel räägivad, et nad elavad nendes juustes, sest inimene kannab seda nagu ebajumalat oma juukseid. Nii, ja siin ütleb, et kui sa tood selle naise, siis ta ajaga oma juuksed maha, see pagan naine, ja lõigaku ära oma küüned. Küüned on samasugune asi, mis on täiesti mõnes kultuuris on ju sellised nõidusega on ka seotud, on väga pikad, isegi meetrised küüned. Ja vahel on need küüned täiesti teemonlikud, nad on ebardlikult pikad, nad ei lase neil elada. Ta mähib oma beebiimikut selliste poolemeetriste mõõkadega. Küüntega seoses on õudselt palju sellist ebajumala teenistust ja okultset, eks, ja see on ka eri kultuurides maalingud küünte peal ja kõik siuksed asjad, eks. Ja siin on niimoodi, et nüüd võtame, et siin on üks naine, kes sai päästetud. Jeesus Kristus armus temasse ära, tõi ta oma kotta. Ja siin selles 12. salmis see naine läheb läbi vabastusprotsessi. Ta peab maha lõikama kõik selle, mida ta vanas elus kummardas, millega ta võrgutas, millega ta võib-olla hooras, millega ta tähelepanu sai, millega ta sotsiaalmeedias tähelepanu imes sisse. Kõik see, millega ta kaasa jooksis, kõigepealt ta peab selle kõik maha lõikama endast. Siis on 13. salm ja ta võtku ära ka need riided, mis tal olid siis seljas, kui ta vangi võeti. On inglise keeles. Clothes which she wore when she was taken captive. Ühesõnaga eesti keeles ütleb, et vangiriided ei ole siin vangiriietest, sest et kui siin vanas testamendis mindi sõjakäigule, keegi ei andnud vangi võetud naistele vangiriideid selga. Mõelge nüüd ise. Vanal ajal tulid oranžides türpides. Ei, nad tulid nende riietega, millega nad vangi võeti. Need tüdrukud, need naised on ju, nad tulid oma riietega, aga vaata, siin on ta võtku ära seljast need riided, mida ta kandis sellel hetkel, kui ta vangi võeti. Ja siin võib samamoodi hästi palju viidata, mis on meie see riietumiskultuur, eks, mis kui me olime maailmas. Väga palju sellest, mida me panime rõhku, eriti naised riietusele, kui sa saad päästetud, sa hävitad need riided ära. Mina töötasin baaris, kui ma sain päästetud ja need riided, mis mul olid baaris seljas, see oli mõeldamatu, et kui ma olen uuesti sündinud, ma panen need riided omale tagasi selga. See oli välistatud. Mu miniseelik oli nii, et baaris töötades mu kõrge kontsaga kingad, mu make-up, kõik oli selline, mis oli mõeldamatu. Et kui ma saan uuesti, et ma olen nüüd päästetud, ma panen need riided tagasi selga. Mu teksapüksid olid nii liibuvad, et see oli mõeldamatu, et ma sellistega lähen kogudusse. Ja vaata, ta ütleb, et she shall also remove the clothes, ta võtku ära kõik need riided, mis tal olid seljas vangi võtmise hetkel. Vaata, millisest pühitsuse ja puhastusprotsessist läheb see pruut läbi. Nii. Ja siis ta ütleb, ja ta jäägu sinu majja ja nüüd leinaku oma isa ja ema full month, üks terve kuu. Ja vaata, kui sa mõtled naiste puhul, üks kuu on ju täielik puhastumise see tsükkel, eks ole. See on puhastuse sümbol. Kuu aega ta leinaku oma isa ja ema. On ju, et see on samamoodi see täistsükkel, täielik lahti lõikamine ennast oma suguvõsa kultuurist, traditsioonidest, mõtteviisidest. See on protsess, see lahti lõikamine ja vaata, ta läheb siin see on täistsükkel, ta peab oma isast ja emast ennast lahti lõikama.
ja siis ta ütleb nüüd siin, ütleme, et isa ütleb seda Jeesusele ja pärast seda, kui ta on oma juuksed maha lõiganud, küüned ära ajanud, oma riided ära hävitanud, ta on oma isast ja emast, oma pere sellest suguvõsa kultuurist ennast täiesti lahutanud, ta on tulnud üle sinu kotta, kui ta on selle täispuhastuse tsükli läbi teinud, pärast seda võid sa minna tema juurde nagu abikaasa ja ta saab su naiseks. Vaata, alles siin hakkab mingisugune selline intiimne osadus Jeesuse Kristuse ja uskliku vahel tekkima. Ennem seda ei saa seda olla. Seda tõelist intiimsust, seda tõelist südame osadust, mida mitte keegi teine ei näe kui ainult see usklik, mis tal on Jeesuse Kristusega, see hakkab tekkima, see tõeline lähedus alles siis, kui vaata, need puhastusprotsessid on läbi tehtud. Lahutused on läbi tehtud. Jeesus ei anna oma südant sellele, kes on alles pooleldi oma isa ja ema kojas, kes kasutab ikka veel neid vanu võtteid, mis tal oli maailmas, need riided ja kõik, et ühesõnaga ta näeb välja nagu enne, nagu ta näeb välja täpselt sama nagu enne päästetud saamist, ta ei ole nendest asjadest loobunud. Jeesus ei anna oma südant, sa võid olla, vaata, see usklik on toodud Jeesuse majja. Ta on tema kojas, ta elab tema kojas, ta on sõjavang, ta on toodud ära pimeduse riigist, ta on valguse riigis, aga ta ei ole Kristuse pruut. Ta ei ole Kristuse naiseks veel saanud, ta ei ole üks temaga. Jeesus ei ole veel tema juurde läinud abikaasana. Näete seda? Näete seda, et see on siin? Või ainult aafriklased saavad sellest aru? Igatahes see kogudus, see sai siukse mataka, et noh, nad ei ole unes ka ei osanud vist oodata, et ma sellise asjaga neile tulen, on ju. Ja siis on nii. Ja vaata nüüd 14. salm. It shall be, if you are not pleased with her, then you shall let her go wherever she wishes. Vot see lause oli see, miks ma seda üldse seal koguduses rääkima hakkasin. 14. salm. Eesti keeles ütleb jälle, see ma ütlen, tõlkijal ei ole olnud ilmutust. Aga kui ta sulle enam ei meeldi? No mis asi see on? Inglis keeles ei ütle seda, kui ta sulle enam ei meeldi. Siin on niimoodi, et ütleme, Kristus on läinud tema juurde, ta on saanud tema naiseks, aga 14. salm, isa ütleb pojale, aga siis on nii, kui sa ei ole temaga rahul, if you are not pleased with her, kui poeg ei ole selle naisega, selle pruudiga rahul ja see peab olema põhjus, on ju. Kui sa ei ole temaga rahul, see tähendab seda, et seal on midagi, et see pruut ei ole andnud oma täissüdant ja ta ei ole täiega üks selle peigmehega, oma abikaasaga. Sest kuidas muidu saab öelda, kui sa ei ole temaga rahul, siis vaata, mis ta ütleb edasi. Then you shall let her go wherever she wishes. Siis sa lase ta minna sinna, kuhu ta tahab. Ja see on nüüd õudselt vapustav, see on nagu haamer. See on niivõrd prohvetlik ja vapustav salm. Isa hääl ütleb pojale, Kristusele, kui sa ei ole temaga ikkagi rahul, siis lase tal minna sinna, kuhu ta tahab. Kuhu siis see inimene tahab minna, kui ta on Kristuse omaks saanud? Ta on tema nii-öelda pruut. Siin on kuskile, kuhu ta tahab minna, sest isa ütleb, lase tal minna, kui sa ei ole temaga rahul, lase tal minna, kuhu iganes ta tahab. Nii et see on võimalik, et kristlane võib saada nii-öelda tulla ja saada Jeesuse omaks, elada tema kojas, ta on olnud sõjavang, ta on kõik selle läbi teinud, aga täielikku üheks saamist ja üle oma elust loobumist selle abikaasa, selle peigmehe pärast, seda ei ole lõpuni, seda ei teki. Ja ühel hetkel ütleb isa, let her go, lase tal minna. Lase tal minna rahuga sinna, kuhu teda tegelikult tõmbab.
Ja vot see oli see sõnum, mis ma seal koguduses tõin, kus Jumal ütles väga selgelt, kui sa ei lõpeta seda nalja tegemist ära, ma lasen sul minna. Ma lasen sul minna sinna, kuhu sa kiikad, kuhu sa tegelikult nii-öelda piilud ja tahad minna. Jeesus Kristus ei jookse nuttes sul järel, armasta mind, ära jäta mind maha. Kui ta näeb, kui seda täielikku üleantust ja üheks saamist, seda tagasipöördumist tema juurde, see kutse oli see, et pöördu tagasi oma isanda juurde, oma armsama, pöördu tagasi Jeesuse juurde, eks. Kui seda tagasipöördumist ja temaga üheks saamist ei teki, ühel hetkel ta laseb sul minna. Laseb sul sinna minna, kuhu sa tahad. Aga see ei ole hea. Kui Kristus laseb sul minna, ta on lasknud paljudel minna. Ta on paljudest nii-öelda lasknud ja inimene ise ei teagi, miks ta võib kõike teha ja tal küll mingit probleemi ei ole, aga ta ei tea seda, et isa on ammu pojale öelnud, lase tal minna, ta ei armasta sind. Julm sõnum on ju. Ja vot siin on, ma kohe lõpetan, siin on üks asi, mis on, võib-olla te mäletate Rooma kirja algusest. Rooma kirja algusest on Rooma 1:28 on inglise keeles ja siin on jälle, kus on vahe sees inglise keeles ja eesti keeles. Eesti keeles on ja nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte tegema seda, mis on väär. Vaata, siin on see Jumala tunnetus, see on see Jumala sügav tundmine, see tunnetus, mis on see sõna on ginosko, mis tähendab sügavat, isiklikku, intiimset, kogemuslikku tundmist. Ja siin ütleb, et nii nagu nad ei ole hoolinud sellest Kristuse Jeesuse sügavast, intiimsest, isiklikust, personaalsest, kogemuslikust tundmisest, Jumal on nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte tegema seda, mis on väär. Vaata, siin on seesama printsiip. Ühel hetkel Jumal, ta on kuningas, Kristus Jeesus on kuningas. Kui ta tunneb ära, kui sa teda tegelikult päriselt ei armasta, vaid sa armastad seda, mis on maailmas. On ju? Ja ta ühel hetkel tunneb selle ära ja ta ütleb, sa ei ole hoolinud minu intiimsest, isiklikust, sügavast, kogemuslikust tundmisest. Ma lasen sul minna. Ma annan su rahuga nende mõtteviiside kätte, et sa võid ennast hävitada, reostada, lagastada, rojastada nii palju, kui kulub, sest see on see, mis sa tegelikult armastad. Aga inglise keeles ütleb siin nagu, see on nagu veel selgem, see 28, ütleb, ja kuna nad neile ei sobinud tunda või tunnistada Jumalat enam, et siin on just see any longer, and just as they did not see fit to acknowledge God any longer. Vaata, siin eesti keeles ei tule välja see, et nad oleksid Jumalaga koos käinud. Siin räägib nagu kõigist patustest paganatest, on ju. Minul on jäänud mulje, et see räägib patustest paganatest. Inglise keeles tuleb välja, kuna neile ei sobinud tunnustada või tunnistada Jumalat enam. Any longer. Enam ei sobinud, ei viitsinud, ei olnud huvitav enam. Siis Jumal loovutas nad rikutud mõtteviisi hooleks tegema neid asju, mis ei sobi. Vaat siin on seesama asi, et mis Jumala sõnum nagu tuli välja, et ta laseb paljudel, see sõnum tuli, Jumal laseb paljudel täna minna. Et käib see sõelumine, kus nii-öelda Kristus on toonud väga paljud enda kotta, nii nagu selles 5. Mooseses oli. Ta tõi sind enda südame ligi, ta tõi su nagu Estri oma majja. Sa oled puhastusprotsessidest läbi läinud ja kõik, ta annaks sulle nüüd kogu oma südame. Aga kui sulle see ikkagi ei sobi ja sa seda kristlase ja jüngri vahelist valikut ei taha ikkagi teha ja kõike anda oma peigmehele, siis ühel hetkel, mida sina ei tea, millal see tund on, kus Kristus võib lasta sul minna.
Ja siis on see, et kõik on nagu meripõlvini, kõik on nii lahe. Siis on sõbrad ja siis on vein ja siis on üks ja teine ja kolmas asi ja Jumal ei ütle mitte midagi, aga inimene ei tea, et ta praagiti välja sealt õukonnast. Kristus lasi sul minna ja sa oled rahuga edasi kristlane, aga sa ei kuulu enam tema pruudi hulka. Ja see sõnum, mis tuli seal Sambias järjest ja mõtlen, et ma tunnen, et see on nagu kogu selle ajastu kohta on see, et Jeesus tuletab meelde, see sõnum lustest ja nisust on reaalsus. Ja need lusted ei teadnud, et nad ei kuulu tegelikult nisupõldu. Nad olid iga pühapäev koguduses. Kalad, Jeesus püüdis kalad, vaata, ta ütleb, kuningriik on nagu see, et veeti võrgud välja ja kõik kalad toodi sisse. On ju? Kõik sõjavangid tõmbati võrguga sisse, kõik toodi sisse. Oo, halleluuja, Kristus Jeesus on meid päästnud. Oo, meid toodi kuningriik ja oo, kui lahe. Pooled neist on halvad kalad, mis visatakse välja. Eks, kitsed ja lambad samamoodi. On ju? Kõik tuuakse, kõik kogutakse kokku, kõik on issanda kari. Pooled neist avastavad, et nad on tegelikult kitsed, mitte lambad. Ja kitsed on need, kes puksivad ja saad aru, eks. Ja nii mõnigi võib osutuda kitseks. Ma küsisin nende pastorite käest seal Solveesis, küsisin, kuidas sinuga on? On sul üldse mõni lammas või on kõik sul kitsed? Nad lihtsalt vaatasid maha. Ma nägin seda reaktsiooni. Üsna mitmed lihtsalt vangutasid pead. Nad said aru, et neil on kõik kitsed. Neil polegi lambaid, ongi kitsed koguduses. On ainult üks vaenamine, lõhenemine, klatš, tagakius, üks ei saa teisega läbi. Kitsed. Ja siin ongi see, et mida ma täna muidugi ei jaga teiega, mis ma rääkisin seal Gideoni loost, kui Jumal andis Iisraeli midjanlaste ja nende amalekkide kätte, kes neid hävitasid, ja seal ütleb Gideoni loos, kuni neile ei olnud jäänud mitte ühtegi härga, eeslit ega lammast. Härg kui apostlite sümbol, eesel kui prohvetite sümbol ja lambaid ei jäänud. Ma küsisin nende käest, aga neil olid ju karjad ikka. Kes neil siis olid, kui neil ühtegi apostlid olid läinud, prohvetid olid läinud, lambad olid läinud, mis neile siis järgi jäid? Kitsed. Siis ma küsisingi nende käest, kuidas sul on? Apostleid te pole aastakümneid näinud. Teil on ainult valeprohvetid siin, kes ainult suure raha eest inimestest palvetavad. Ja kuidas lammastega on? On sul mõni lammas ka või on ainult kitsed? Ja see šokk nendel pastoritel, et nad ongi olnud kitsekarjased, mitte lambakarjased, sest nad on sallinud kõike seda jama, nõidust, kultuurilist sellist, kõike seda nad on sallinud. Ma ütlen, pole ime, et see meeleparandus seal Solveesis oli niimoodi, et nad veel praegu 2 nädalat on nad endiselt jätkanud iga õhtu kõik pastorid koos käimist, et palvetada selle olukorra pärast, mis Solveesis on. Ja vot näed, sellised sõnumid olid need, mis pidevalt tulid kõik need päevad ja nädalad, olid vot sellise intensiivsusega. Must ja valge nalja enam ei ole. Kui sa tahad nalja teha Jeesusega, kui sa tahad oma parimat elu siin maa peal praegu ja Jeesust lüpsta lihtsalt, et seda paremat elu siin maa peal kätte saada, siis sa võid selle saada ka. Aga jünger sa ei ole ja ühel hetkel ta laseb su oma südames minna, sest sa oled oma valiku ühel hetkel teinud. Alateaduses sa oled teinud oma valiku, et sa tegelikult ei taha kuuluda ainult talle ja armastada ainult teda, maksku, mis maksab, maksku see või kõik, vaid sa, tegelikult su süda on ikka selle muu küljes ja ühel hetkel ta lihtsalt peab sul laskma oma südames minna. Ja vot seda me ei taha, on ju. Et tundub siukene valikukoht on praegu üle maailma, ma arvan, kus iganes see sõnum kõlab,
Ja ma arvan, see sõnum ei kehti see sõnum ei kehti täna Iraani põrandaaluses ärkamises või Hiina tagakiusatud koguduses, on ju. Aga mis puudutab lääne heaolu kogudust, ma arvan, et see on väga karm ja niisugune akuutne ja terav sõnum. Selline oli minu lühiülevaade. Muidugi paljusid sõnumeid ma ei jõudnud üldse teiega jagada, aga ma arvan, et te saite mingisuguse aimu, mis intonatsiooniga Kristus praegu nii kogudustele kui pastoritele räägib.